kätte on jõudnud sügis ja õnn ja rõõm oli postkasti saada taas ühistuleht. Et ühistuleht on siis ajaleht, mis ilmub 4 korda aastas ja meie alati ootame väga seda lehte. Ja võib öelda, et septembrikuu leht on sündmusterohke. Et esikaanel on siin või esiküljel on siin kohe kena pilt, kus on üks väike poiss tuuliku taustal. Ja lugu on siis siin Tartu HLÜ suvepäevast, mis toimus 25. augustil Purtse tuulepargis. Et käisin ise ka täitsa kohal ja oli väga, väga tore. Inimesi kuskil 200, et igati vinge üritus. Ja tulemas on siis konverents, et ühistukonverents. Et tegelikult alati, kui tuleb sügis, siis ma tean, et alati tuleb ka tuleb ka konverents, ühistukonverents. Ja see toimub see aasta juba 8. korda. Et tegelikult 7 aastat on juba toimunud. Kas sa oled käinud kunagi mõned ühistukonverentsi? Mina ei ole kordagi käinud, aga sina? Ja ma olen käinud kõigi 7 isegi. Kõigi 7 ja sa lähed ka 8. korda? Ja ma olen kindlasti 8. Mis sind seal nagu kõidab või tagasi kutsub? Tegelikult on 2 asja. Et nii sisuline pool, mis mulle meeldib selle konverentsi juures, kui ka vormiline pool. Et alustame siis võib-olla sisust või? Et vaata, ma olen käinud väga paljudel konverentsidel tegelikult elu jooksul. Ja tihtipeale need konverentsid on nagu niimoodi nagu sellised näidisrääkimisprotsessid, et tullakse kohale, siis midagi räägitakse, minnakse laiali, siis on nagu linnuga kirjas, et projekt tehtud umbes, et raha saadud, siis aruanne ja kõik on, et annab tehtud. Aga ühistukonverentside puhul mind võlub selline sisu, konkreetsus ja just et elulisus, et räägitakse nendest asjadest, mis on tõesti päriselt probleemid ja et püütakse leida siis mingisuguseid lahendusi. Et ei ole ainult selline tutvustav sissivaatus minu raamatusse, mille sa saad osta hiljem ja siis on kõik, vaid räägitakse nagu asjad lõpuni läbi. Et reaalsetest probleemidest räägitakse tõesti ja reaalselt otsitakse siis lahendusi. Et seekord on pealkirjaks, et elaks Eesti. Ja ma nii palju tean, et teemaks on siis Eesti või eestlaste rahvuslik depressioon, ütleme selline hingeline ükskõiksus. Et on selline seisund, milles me praegu oleme ja siis püütakse seal konverentsil arutleda neid viise siis, et kuidas sellest sellisest olukorrast siis üle saada. Et ühesõnaga see sisu on alati see, mis mind on võlunud. Ja kindlasti ka vorm selles mõttes, et seal on alati väga väärikas seltskond, et viimastel aastatel seal on ka president Arnold Rüütel olnud kohal ja üleüldse et mehed mustades ülikandades. Selles mõttes, et okei, kui ma ühe täiengi veleta panen, siis targad mehed tumedates ülikandades. Kõlab ju hästi. Aga näiteks siin Rüütli teemadel edasi minnes, et siin ühistulehes on ka president Arnold Rüütli tervitus, mis oli siis Tartu Hoiulaenu ühistu suvepäevalistele. Et see on selline vahva, ma arvan, mida kindlasti lugeda. Aga ma tahtsin öelda veel, et selle konverentsi kohta sellist asja, et jah, siin on kirjas, et registreerumine algab oktoobri alguses. Ja ma arvan, see tuleks vist kohe kirja panna, sest muidu ma läheks meelest ära, kusjuures üritustega tegelikult on niimoodi, et Tartu HLÜ asjadega, et mitte kõik ei saa sinna, kes tahavad. Et ma tean, et suvepäeval näiteks oli niimoodi, et mitte paar inimest ei jäänud sinna ukse taha nii-öelda, vaid et ikkagi paarkümmend inimest lihtsalt nad tahtsid tulla, aga nad ei saanud, sest kohad olid juba täis. Et selles mõttes ma panen kohe oktoobri alguse peale selle asja kirja, et 8. ühistu konverents. Kui on plaan minna, siis kindlasti võimalikult vara ära registreerida. Jaa. Et akadeemiline ühistegevuse selts korraldab seda, aga info konverentsi kohta tuleb Tartu Hoiulaenu ühistu kodulehele ja Tartu Hoiulaenu ühistu Facebooki ka. Vot nii, seda siis konverentsi kohta. Ma arvan, et me vist mõlemad läheme sinna, plaanime minna. No, kui sina juba 8. korda lähed ja mina pole kordagi jõudnud, siis selgelt oleks aeg minna. Jaa, just. Nii, aga mis sulle veel jäi silma? Siin ikka need vahvad rongikesed, kus on erinevad kuulutused ja üks hästi suur selline värviline pilt on siin. Ühistu liige arendab välja. 2019 aasta kevadel kerkib Soome valda Ääsmäe uude keskusesse A-energiaklassiga 6-boksiline ridaelamu. Ehk siis siin on ka vahva pildikene sellest, et kes otsib endale kodu.
siit võib leida. Tundub ilus roheline ja väga looduslikus kohas. Ja siis need rongikesed, mis siin väiksed on, et näiteks liiklus- ja sõiduõppe Zebra autokoolis, kus ka mina käisin, sain oma load ja olen väga rahul, kiidan, et saab ka seal automaatkasti lube teha. Ja on see nii Tallinnas kui Tartus tegelikult, et siin ei ole seda näiteks kirjas. Ja siin on ka küttepuude kuulutusi, et kes otsib endale ka kütet, et siis talveks, et siis maksab ka ühistulehte vaadata. Just. Kõike head ja paremat. Ja näiteks tanklakett Krooning avas uue automaattankla Sauel. Ja Hoiu-Laane ühistu liikmed saavad tankida soodsamalt siis, et see on ka nagu... Ja kusjuures mul on see Krooningu kliendikaart, et selle saab väga lihtsasti. No siin on meiliaadres vist risto@krooning.ee kirjutada. No vot, ja siis siin viimasel lehel meil on kaunis naisterahvas Julia Borissenko, kes on siis Tartu Hoiu-Laane ühistu Narva kontori uus juhataja. Et vastutusrikas töö. Aga naised on võimsad ja saavad hakkama. On ju nii? Absoluutselt. Vot, aga ühesõnaga lugege siis ise ühistulehte. Ja soovime teile kõike head sügiseks, et jooge sooja teed ja hoidke üksteist. Just. Kohtumiseni. Kohtumiseni. Meie saamegi teiega kohe jätkata.